oli arenguid, oli mõõnasid, oli tõuse. Et erilist rõõmu valmistas, ma arvan, see esimene turniir, mis meil oli sinu ja Martini ja Peetriga, mis meil oli esimene turniir, aastalõputurniir, mille me võitsime. Et see oli esimene turniir Tammekais teiega ja ma olin päris rõõmus peale seda turniiri. Huvitav on see, et tegelikult toas jalgpalli mängimist on vähemaks jäänud, et mulle tundub, et Werner siis saab trennis küllalt harjutada. Et seda sõda sellepärast, et pall kogu aeg mööda tuba veereb, ei ole väga olnud. See aasta oli meie jaoks natuke teistmoodi, et poisid läksid teisi klubisse. Ikkagi oli natukene nagu hirm endale ka, et kuidas nad hakkama saada, kas meeldib ja äkki üldse enam jalgpalli meeldi. Aga kõige tähtsam, et nad said ilusti hakkama. Endiselt jalgpalli väga meeldib ja selle üle on hea meel. Punane kaart, sellest me ei räägi. Ja esindusega mäng oli ka. Esimesed 15 minutit esiliiga B-s kirjas. See esiliigasse saamine. Siis väravat löömine ei meelde. Võiks ju alati parem olla. Aga no üldiselt positiivne. Said hakkama, ma arvan. No seal muidugi siin hooaja lõpus oli nii ütelda maasikas vahva üllatus, et oli võimalus esiliiga B meeste mängun mängi esimest kõrda. Mis ta oli 16 aasta ja 3 päevaselt või? Umbes nii, või 5 päeva. Väravate löömine. See oli päris tore. Tahaks oma jääd. Hästi. Ma arvan, et see, et me oleme viimastel võistlustel esikolmikusse saanud ja kõik suhtlevad oma vahel ja tüdrukud on toredad Elbas ja Trenni tase on parem. Nagu seal peab paremini mängima ise. Ja rohkem pingutama. Et seda on küll et võib-olla rohkem, et tegelikult jäävad ka mitmed koolipäevad vahele, kui on raske mäng või trenn olnud. Et see muutus on olnud. See autosõit, pikem sõit nagu. See pidi kaua sõitma. ma ei tea, ma ei julgenud algul üldse trenni minna. No seal on tüdrukuid ja seal, ma ei tea, ma arvan, et võib-olla räägin nendega rohkem. Et tegelikult väga palju nagu muutub nagu vanema jaoks ka, et kõige suurem muudatus ja väljakutse tegelikult on transport. Et mida rohkem neid ühest grupist nagu kuhugi läheb kaugemale, seda lihtsam tegelikult on, et seal on hea võimalus nagu nendel lastevanematel koostööd teha. Meie ka teeme koostööd, et millal keegi toob või viib, et see on tegelikult nagu niisugune jätkuv väljakutse. Siis kindlasti ütleme, lapse jaoks on see ikkagi uude võistkonda sisseharjumine. Et tegelikult teised on nagu, nad on nagu sõbrannad, eks nad on või sõbrad, siis uue ja eriti üksinda sinna nagu lisandumine on tegelikult alguses nagu keeruline. Et see võttis ikka tegelikult tükk aega minu arust nagu aega, kui Lotta nagu sulandus ja tegelikult sa oled tegelikult mänginud kogu aeg nende vastu. Tegelikult nad on su vastased. Et see on nagu natuke raske olukord lapsele tegelikult seletada ka, et tegelikult kõik on nagu inimesed, et nad on samasugused tüdrukud või poisid nagu sina ise. Lihtsalt sa oled siiamaani nagu vaadanud neid kui vaenlasi. Ja tegelikult lapsevanema jaoks ka tegelikult, et kui sa oled siin harjunud, et siin on, ma ei tea, Teet või Mait või et sa oled harjunud kõik nende inimestega, siis seal on tegelikult kõik uued lapsevanemad ja neil on mingil määral nagu teine kogukond ja isegi tegelikult ka lapsevanem peab mingil määral sinna nagu sulanduma, et see on lapsevanema jaoks ka ikka väike nagu niisugune väljakutse. Kindlasti pidi uute tiimi sisse sulanduma, et oli natuke raske alguses.
olin küll näinud neid mängijaid ja võib-olla võeti tegelikult päris hästi vastu tiimi, et seetõttu oli lihtsam ka sissu anda. Ja muutustes kindlasti oli kohalesõit sinna, et kui sinna sõidad pool tundi ja eelmine hooaeg Otepääl sõitsin 5 minutit trenni, et siis see on vahe, aga muidu mulle meeldib. Nüüd lapsevanema seisukohalt muutus muidugi klubi ja treeningute asukoht. Kuna Joonasel veel lube ei ole, siis peab mängima taksojuhti ja väga palju organiseerima. Aga nagu ma enne ütlesin, see areng tasub ennast ära. Alguses ei tundnud mitte kedagi. Treener oli Karmi. Treenerid on ägedad ja suht ägedad. Treenerid on ikka toredad ja siis tase on kõrgem ja endal on ka lõbusam mängida. Tegelikult selles mõttes on teistmoodi, et ega me nii palju klubiga kokku ei puutu. Et Otepää oli selline väike kodune, need samad jõulupead, mis nüüd tuleb, et seda Võrus väga ei ole. Või siis on, aga me ise kuidagi ei ole sinna sulandunud. Et pigem me seda infot ikkagi nagu peame otsima kuidagi ümber nurga või niimoodi. Et Werner võib-olla teab asju rohkem, et meie oleme juba kuidagi natuke rohkem eemal. Need üritused, mis vahepeal toimub, näiteks suvel see jalkafest oli. Ja siis esiliiga mängud on põnevad. See õhkond ja see seltskond, mis seal on, nagu kui enne võistlusi või trenne ükskõik mida suudetakse nalja teha, oldakse lihtsalt chillid, lõbusad ja mänguks võetakse kokku end ja pandakse kõik mängu. Mängus nagu ei tunta üksteist, lihtsalt pandakse kõik mängu. See mulle meeldib. Võib-olla professionaalsus. Kuna ma ei ütle Otepää kohta ühtegi halba sõna, aga tegu on ju ikkagi Eesti ühe siitkandist ühe tugevama klubiga. Võimalused on palju suuremad. Mulle meeldis see, et kui ma läksin teise klubisse, siis sain kohe sõbraks. Ja nüüd rohkem jällegi Jakob. Et kõik on sõbralikud. Võib-olla Elva nagu võistkonna, meeskonna mängudel käin, siis see atmosfäär tegelikult, mis seal valitseb, on ka selline nagu teistsugune. Et see nagu lapse vanem, kelle laps käib treeningus, on natuke nagu iseenesest mõistetav, et ta käib nagu täiskasvanute mängu vaatamas. Et seal, ma arvan, et Elva mängudel on mingi 100, 150, 200 inimest vaatamas, et ja seal on mingid mängud ja mingid loosid ja sellised asjad ka. Seal on kõik toredad, kõik suhtlevad omavahel ja mingi 20 siis väga midagi telus olemas. 20-30 minutit ja isegi kaarditrikke vahepeal. Siis need ei tulnud välja, et tulid ääni. Siis raadiost käib muusika ja siis istume telod ja sellist sõidame ja suht nii ongi. Eriti midagi ei tee. Nobedad näpud või? Räägime. Kõik keskendun trennile. Me sõidame Tartusse ja laulame tavaliselt. Kuulan muusikat. Teevad nalja Robiniga teeb. Ja ma sõidan tavaliselt Lindaga koos trennis, me räägime juttu ja mängime
minu jaoks on Hispaania reis. Rootsi sellele. Need Saku kapid ilmselt. Ja Saku kapid ja need käärikulaagrid. Need olid ka ägedad. No mul muidugi see, et nii harva kui ma jõudsin mingile võib-olla 3-4 mängule mitme aasta jooksul vaatama, aga siis ma nägin järg selle, kuis Werner lõi enda esimese värava seal Flora vastu. Liiga värava, jah. Et ikkagi see jõulupidu on hästi tore asi. Et mis nagu tegi ka tuttavaks lapsevanematega, et kui sa oled kusagil natukene kaugemalt, et tegelikult seda Otepää rahvast ei teagi üldse. Ja see elevus võib-olla, mis oli poistel, kui nad sinna käärikulaagrisse läksid ja see nüüd vist enam sellist laagrit ei ole, kus te mobiiltelefoni kasutada ei saa või on? Et see oli selline mõnus paast. Otepää kapp. Ägedad turniirid olid. Üks on kindlasti üks käärikuulaager oli see maastikumäng, kus me pidime muda sees rehvi veretama. See muda oli ikka suhteliselt sügav, et mõned pisemad vajusid sisse sinna, et see oli suht reits ja suht äge, aga kindlasti on ka meeles Pärnu Summer Cup, kus me 3. jäime. See oli ka väga vinge. Vägevad mängud vägevate vastastega ja ka teinekord ka väga valusad kaotused vägevatele vastastele. Mul on kõige rohkem mulle vist meelde jäänud. Ma arvan, see oli esimene või teine Eesti meistrivõistluste mäng, kus 2008 poisid mängisid ja kahe poolaja vahel Raul võttis meid vanemaid kokku ja ütles, et nii ei saa enam edasi minna, et vanemad ei saa niimoodi õpetada ja väljaku äärest, et mõnest turniirist, trennidest. Rääkige sellest Tallinna käigust ka. Ja Tallinnas ka. Siis kui Otepää mängis Paide linna meeskonna vastu. Paar korda esinduse mäng olen käinud Otepääs. Treeningud. Neis olen käinud ja siis kui siis kui tunnen, et ma jõuan ja mul keha ei vaja puhkust, siis. Me käisime Harriga seal väikese karika finaali vaatamas. See suht äge oli. Ja, sõit oli tore ja seltskond oli tore ja mäng, tulemus ei olnud tore, aga mäng ise oli tore. Me oleme käinud just Otepää mänge vaatamas ja ma olen ise osalenud FC Otepääga mingitel turniiridel. Mina parandasin kuuriseina ära. Ja ütleme, ikkagi ma alati üritan FC Otepää mängudele minna, kui mul aega on. Eriti kui on pühapäeva õhtu ja niisugune mõnus ilus ilm ja saab staadionil jäätist süüa, et ma väga naudin tegelikult neid vaatamas käimisi ja see aastaga me oleme nii palju käinud, kui me oleme saanud.